alas sekund, on ju. Miks see pööre nii pagana raske on, sellepärast et see asend on ise nii pagana raske hoida. Proovi. Vaata jälle, mitu sekundit kätte saad. Jalg väljapoolne, on ju. 90 kraadi. No, ja siis proovi seista seal taga. Et no jube raske on ikka. Just, et tugi alas säilis veel väljapool, siis on kõik mega raske. Ja mitte ainult nagu keha, nagu lihaste mõttes raske, vaid ka koordinatsiooniliselt suht raske. Siis ma pean kõike nagu hoidma hästi optimaalses asendis, et see nagu koos püsiks. Ja põhimõtteliselt kõik, sa võid istuda tagasi kõikidele pööretele, kus praktiliselt on olemas pöördumiskoos. Kui ma teen sellist pööret, siis see on pöördumiskoos. Ma ei saa pöörata enne, kui mul see koos ei ole nagu selge. Ja ise võtan siis nagu hästi palju seda lähtekohast, kui ma hakkan mingit uut elementi õpetama täntsele, et okei, kas me poosiga oleme nagu sina peal või ei ole, siis üritame seda poosi saada kõigepealt selgeks. See ei tähenda, et ma ei või teile pööret enne näidata. Loomulikult võin. Tihtipeale ongi see, et tantsijad juba teevad passee pöördeid ammu, aga tegelikult passees on nagu siuke, veel on nagu minna, on ju. Et muidugi ta võib teha neid pöördeid ka ikka, ja võib-olla peabki, on ju. Alas sekundiga, no me ei saaks ma arvan, et meil leiame nagu edasi olnud tantsijad, kes suudab seal nagu ülistabiilselt seista nagu mega kaua, on ju. Et me nagu saame neid kahte skilli, seda pööramise koordinatsiooni ja seda poosis püsimise skilli nagu korraga ka arvata, on ju. Et lihtsalt oluline on, et sa nagu teadvustad, et see poos ise vajab ka treeningut, mitte ainult pööre. Nii. Nüüd ja selleks, et need poosid siis pöörama saaks hakata, on nagu mingid enam-vähem võib-olla universaalsed element olemas siiski. Ei kehti alati, aga need reeglid kehtivad. Selleks, et keha saaks pöörada, tuletame füüsikatundi meneldame, siis on alati kehal pöördamistell. Prantsus samamoodi on ju, et siis näed selle pildi peale ka. See tell läheb läbi tema keha. Telje ots peab alati olema siis see kontaktpunkt maaga on ju. Kontaktpunkt maaga tehnilistes pööredes on enamasti back. Väga harva toimub pöörekannal, see peab olema mingi koreograafiline valik on ju, et see pöörekannal, et ikkagi kõrges rellal ees, nagu mitte siin, vaid seal on ju, et siis see telg läheks mul nagu siit, mööda jala sisekülge, mööda kuna see passee, siis ta läheb mööda tugi all üles ja tuleb pea otsast välja on ju. Ja kui see telg on solid, siis ma suudan päris kaua seista. Kui telg hakkab kuskile ära minema, siis ma tõenäoliselt ise kukun varem või hiljem sealt välja. Ja see telg on ka selline asi, mille teadvustamine tantsijad tihti aitab nagu aru saada. Et noh, ma ei tea, mis me sealt pencil turning, mis on, et nagu igast asju võib seal juhtuda, on ju, kui sa ütled talle, et okei, et too ennast nagu nüüd selle telje peale, lastele ütlen, et sa oled nagu kebaab. On ju, et sa oled nagu kebaab, mis on varga otsas ja siis see lihased võid olema selle pulga ümber nüüd pakitud, on ju. Et see töötab kehakassi kebaabi pulga ümber. Ja siis mingi selline lolli võrdlus annab tegelikult päris hea tunde neile, et okei, ma olen nagu see kebaab ja siis ma pean pakkima hoidma. Jah, ega suurtes pööretes on ju, algsekondis samamoodi. Tihti juhtub see, vaatan korra peeglist näiteks õiget asja, et nagu, vaata peeglist korra. Mul läheb see, no jumal ära kuskile, ma ei saa seal tegelikult üldse pöörata, et ma tahan, mul säiliks ilus telg, siis on reaalne, et ma teen neid pöördeid rohkem kui 1 või 2. Nii, siis ma olen selle kõik ära võtnud, ma ei saa demonstreerida neid mõtteid. Siis on see 4 nurk, päris ka selline oluline teema, mille sisendab nüüd tantsijatesse ei ole lihtne, et õlad ja puusad kohakuti, see on see, et ma hoian, et ma keeradaks õlga ära, on ju, kui ma pööran. Väga tihti sellised asjad juhtuvad, keeravad midagi siit ära või kõikide algajate tundide põhiasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nagu lihtsalt siin seda kontrolli veel ei ole, täiesti normaalne, täiesti inimlik on ju, aga et siis õpetada neid nagu tajuma seda 4 nurka ja 4 nurka annab meile siis keres selle stabiilsuse, mida me pärast nagu igal pool maailma kasutame, eks. Noh, keelelihastes juba sutsu rääkisime, et nad on nagu kebaab, on ju, et ma pakin nad selle telje ümber, et siis tähendab külgedelt kokku, alakuhus tõmban nagu selle püksi lugu kinni,
erinevatel plangustada ka korra, nagu rääkisime, et see säilib. Ja siis kõige keerulisem teema minu meelest on see roidekaar, et pöörates ma ei tohi seda roidekaart jätta sedasi välja, vaid ma hingan ta nagu keha sisse, hoian teda nagu engagituna, et roied tavaliselt kehas töötavad ka, et hoida seda kere paigal. Olen kuulnud sellist võrdlust ka, et su kere pöörates on nagu see Coca-Cola purk. Ehk et siis ma ise seda ei kasuta mu jaoks, nagu see nii hästi ei tööta, aga noh, selle point on see, et see purk on nagu kogu aeg samasugune, vaata. Et mul ei ole sealt välja ulatuvaid mingisuguseid nõksukesi kuskil, vaid on selline korralik nagu silinder, mis saab pöörata hästi ühtlaselt. Ülejäänud siis avaluude ja kaela ja käte teema on hästi keeruline teema, edasi jaoks ka väga keeruline, aga et kas siin me tahame sellist nagu hoiakut säilitada, et ma ei tõsta õlgu, et need käed ei ole lihtsalt nagu lisajäsemed siin ees, vaid et nad on nagu abiks mulle, et toetavad kogu seda positsiooni. Selle lihast on ka aktiveeritud. Hästi keeruline teema, nõuab väga palju nagu detaile, aga et just see selline, sa näed, kas tal on niisugune hoitud tunne. Kui te midagi hakkab siin vajuma, siis tõenäoliselt peaks natuke tegelema seda selja-õla piirkonnaga. Ja siis see käte kaugus ka, tihti pöörleme esimeses, siis käed vahel hakkavad selgu tantsida kas väga ette ja väga lähedale ja väga alla ja väga üles. Et siis nagu leida see optimaalne
asja teha. Saan 2 skill'i kohe korraga kätte. Et nagu see on see mu mõte, kuidas nüüd näeb. Ja siis püsi. Võtame näiteks selle passee pöörde, see on kõige võib-olla mingisugusem. Et kui me räägime siis sellest pöörlemispoosist, on ju, seda me proovisime ka, et siis arendan seda asendit. Kõigepealt täistallal, vaatan, et mul käed okeid on ju, põlv on õigel kõrgusel, ma teen siin mingisuguseid huvitavaid asju oma selle jalaga, on ju, et on selline ilus hoitud asend, siis tõstan nad relva veesse. Lähen neil seista, võib-olla alguses on seina juures, nad on ju, panevad ühe käe vastu seina, võtavad ära, proovivad seista. No ma tean, leiad seal mingi huvitavaid variante. Paaris saab teha seal igasuguseid figureid, on ju. Siis ma saan minna siis veerand pööretesse. Jälle korraga saan hakata arendama pöörde suunda ja siis seda nagu pööret ja hoogu, on ju. Ja ka kätetööd. Ma hakkan näiteks veerand pöördega minema. Hopp! Ja siis kui ma panen küljele. Ja siis uuesti hopp! Ja küljele. Et ma saan aru, kummas suunas ma pööran jala poole, ülemise jala poole, on ju. Ja siis ma saan need käed siia just juurde ehitada. Ta hakkab aru saama võib-olla, et mis nagu toimub seal. Saate aru, mis ma mõtlen, on ju? Nii, ja loomulikult teisele poole. Siis teen poolpöördega sama lugu. No ja siis juba saangi täispöördesse minna, tal on juba nagu see kogemus käes. Peapöördrillidest rääkisime, on ju, et vaatad mingit ühte sama punkti kogu aeg. Hiljem teen seda ka liikudes, on ju, et ma ei tea, panen diagonaali sinna selle asja ja lihtsalt ei jälgi praegu isegi seda pööret, vaid lihtsalt ainult pead. Et sõltuvalt ülesandest, siis kas ta on backhanded või täistallal, aga sa tegeled ainult peaga. Ja vabandust, kui läheb nagu liiga hulluks see info hulk, siis proovime kuidagi, tee siis omad valikud, mida sa kuulad ja mida sa ei kuula. Aga et kui sa nagu paned näiteks tegema seda harjutuslapsed, on ju, siis nende jaoks sina võid arendada 3 oskust korraga, aga nemad arendavad ühte, on ju. Et nemad otsustavad, sina otsustad nende eest, kas me praegu tegeleme kätega või me praegu tegeleme, ma ei tea, selle peapöördega või tegeleme hooga, on ju. Et neile annad ühe fookuse. Ise tead küll, et teeme 3 tegelikult, on ju. Aga nemad suudavad keskenduda ühele asjale korraga. Näiteks käed kätele. Ja siin võib-olla muu asja kõik laguneb. See on ka okei, mis on õppeprotsessi osa. Et siis on peale, ma ei tea, tegime ühe ringi käte peale keskendudes ära, siis okei, nüüd keskendume sellele, et me tõmbame põlve hästi kiiresti üles. Ja siis nad suudavad sellele keskenduda. Et jällegi, sinu kavatsus ja siis see, mida tantsija tegelikult suudab jälgida, on ka veel üks nagu nüanss kogu selles teemas. Okei, siis jah, see preparatsiooni teema on ju, juba rääkisin, et see preparatsiooni asend on midagi või see sammustik on see, mida peab täitsa eraldi vahepeal läbi võtma, on ju. Siis ma saan tegeleda siin sellise jupiga, et kuidas siit üldse jalale saada. Hopp, alla, üles, alla. Ja vahepeal tuleb seda teha edasiõududega ka uuesti läbi. Sellepärast, et näiteks kui nad hakkavad paremini aru saama oma väljapoolsudest ja me tahame siis teha näiteks pencil turni, siis ma tahan nad saada nagu kohe sinna asendisse, on ju, et ei ole ainult mingi algajate teema see pöördade tõus preparatsioonist. Siis pliierele veel pöörlemispositsioonis selle all ma mõtlen seda, et näiteks passees ma hakkan siis tegema pliier, rõllele, on ju, arendab tugi alla vastupidavust. Siis käte teema samamoodi, on ju, et ma pean aru saama, kuidas need käed töötavad. Selleks on hea variant kasutada lastega või ka suurtega joogablokke. Et sul on nagu midagi visuaalselt käes, on ju. Näiteks, et hoian, toon, lahti, on ju. Igast mingid luuletused või laulukesed aitavad ka ära panna. Et, ma ei tea, praegu vist leitan, et ma ei tea, parem, kokku, lahti, on ju, no mis iganes. Siis nüüd läheb see luuletus pääs, nüüd hakkavad nagu, et okei. Saavad jälle natukene rohkem pihta seda. Mis see plokk veel hea on, sa võid pärast proovida kõigile vist otseselt, neid praegu ei jagu või? Saab, jah. Aga võta korra plokk. Selle plokiga saab päris palju asju. Siit võib ka võtta.
üks asi, millega ma ise nagu kuidagi olen hästi palju kasu lõiganud sellest, et ma nagu tunnen, kuidas mul see kaenla alus töötab, et mul on kättidest üleval lõigata seda õla piirkonda kuidagi paika saada. Et siuke väike lükke siia. Ja siis sa saad seda rääkida neile siin, et okei, vaata, kus see plokk on, et see plokk ei ole siin puusa juures, on ju, ega näo ees, vaid et kus ta peab olema täpselt, ma ei tea, selle roidega, selle, selles nagu, see haimilki võttekohas, on ju, et kuigi siin on ka variatsioone. Et see jah, et kus nagu asetseb, on ju. Või ma ei tea, õpetad kolmandat positsiooni, siis näiteks pöördeid kolmandas on ja saad öelda, et plokk pea kohal. No et siin on nagu jälle miljon võimalust. Ise saad leiutada, mida sul vaja on. Sest mingi asi käes aitab eriti nagu lastel seda koordinatsiooni nagu natuke paremini kokku panna. Teil on millegi peale keskenduda ja siis nad saavad nagu kuidagi mängulisemad asjad selgeks. Mida ploki peal veel saab teha, on seal need päkale tõutud, on ju, et sa viid oma jala juba natukene rohkem alla, kui võib-olla, kui sa saaksid selle põranda peal, et sa saad natuke suurema ulatuse jälle kust tõusta. Praegu seda ilma silmata ei julge teha, aga mul tekib siit palju pikem teekond, vaata, saan seda jalalava ja natuke rohkem nagu tööle panna. Ja siis see tasakaaluga samamoodi jälle mingi uus võimalus on, et natuke seda pinnast teha nagu ebatasasemaks ja siis arendada oma seda kirelihast ja tugiala vastupidavust. Nii, kätest rääkisime. Jalalavaga releveerist oleme korduvalt juba rääkinud, on ju, siin veel lisand üks nüanssi, et sõltuvalt sellest, mis pöördeid sa teed, on tähtis see ka, et näiteks väga džässikates pöördes ma tihti olen paralleelsel jalal, on ju, aga kui ma teen alasse kontpöördeid, siis ma olen kindlasti väljapoolsel jalal, ehk mul peab olema ka väljapoolne relevee päris solid, enne kui ma saan väljapoolseid pöördeid nagu hästi teha. Et siis jällegi mõlemad asendus, on ju, teed on väga liitud. Hooga on selline lugu, et üks võimalus, ma ei treeni eriti hoogu, sest ma arvan, et see hoog ei ole nagu väga tähtis osa, või on väga harva tähtis osa pöördes. Aga näiteks, seda plokki pole vist ajal praegu, üks variant, kuidas hooga tegeleda, et ma panen nad tegema, ma ei tea, passeepööred, tee 1 ja lõpeta. Okei, nüüd tee 2 ja lõpeta. Ja edasi, tee 3. Et sa kasvatad nagu seda pöörete arvu ja siis ta õpib doseerima, kui palju ta peab seda hoogu andma, et teha nagu mingi arv pöörded ära. Muidugi see ei ole nagu, see on juba edasiõndude teema juba, et kui me läheme juba 3, 4, 6 pöördeni välja, et siis hakkab see hoog nagu päriselt mingit rolli nagu mängima alguses. Pigem on see, et
lihtsalt väga paljud teised pöörded lähevad vaba jala poole. Aga see läheb tugi jala poole. Jah. Just, ehk et hoopis teine tunne. Proovime. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I started to feel so get you drunk. And I'm not gonna kiss on me. You touch me, baby, I turn around. I got my feelings right, so can you try? Got the feeling you do. It's a party on.
ma siit juba avan, siis on veits raske teisele poole pöörata, onju. Et proovid vaata, saada kas käed enne paika, siis ta juba natukene nagu jälle koordineerib paremini ära. ja teades seda vaata nii palju neid väikseid nüansse, siis otsustada, kust sa nagu hakkad lähenema, ongi nagu mega suur küsimärk, et siis oled oma parimale vaadata, kus töötab. see on okei, kui töötab. vahetad strateegias. nii, võtame siis natuke kokku. võtame ühe pöörde veel. kas tahate pentsilit või pudelveed? jah, okei, väga hea. Pencil turn on ka selline väga vastuoluline teema. mõned ütlevad, et see peab toimuma siin, et mul on jalg maas. siis on meil selline variant. see variant on, see variant on ja siis on see variant, mida mina teen. kõik on peetselt, kõik on õiged, on ju, lihtsalt jällegi, kus keegi kuidagi, kuidas arvab, kuidas on harjunud, kuidas on mõeldud. me lähme siis vasakust praegu sellesse minu pentsilisse ehk et pööramise asendan siis mul tandüü ees. jalad on risti, jalad on väljapoolsed ja risti, just viskan ennast jälle veel. et jalg on suht madal, aga väga sirge. ja lähen samamoodi nagu passeesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jah? Öeldakse, et iga töö juures seda kohta. et ega see on nagu Venemaa liigiga strateegia, et ühesõnaga. Puht eluga saate kõik sama asi, et ei tasu terminoloogiaga väga nagu segadusse ajada, lihtsalt nimetan kuidagi ja tegin sellega. Viis, kuus, seitse, 1, 2, 3, 4, pentsil ja lõpetan jälle takkadega. No ja näiteks üks jälle selline teeme ühe troubleshoot imise veel onju. teen praegu paremast, näiteks kui ma teeksin sellist viga. 1, 2, 3, 4. mis sa teeksid minuga? kuidas võiks nagu hakata? nägite viga või? esimene jalg oli onju, teed see lõdva, kuigi sa ei siruta, jalg oli vaba ja seda sirutust, mida me seal tahame näha ei olnud onju. mis nagu võiks teha siis minuga? esiteks võib-olla öelda mulle, et proovi seda esimest jalga veel sirutada onju. nii, mis veel? aga ma võib-olla, mul ei ole võib-olla seda lihastes seda vastupidavust seda teha. mingid asjad, mis aitaks näiteks. pakkusin ei ole ainult õiget vastust. jaa, absoluutselt, teen põrandal, panen endale näiteks siia alla, panen praegu kuidagi veepudelit korraks, panen endale siia alla veepudeli, käsin tal hakata põlvi sirutama näiteks onju. nii, siis teen taga võib-olla mõned needsamad back-up'id, et ma üldse saaks aru, mis see jalasirjutus nagu tähendab onju. nii, sellest võib-olla ka veel ei piisa, see on hea algus. nii, siis võib-olla teen taga lihtsalt tandüü, panen iga tunni alguses ühe tandüü harjutuse, teen lihtsalt nagu väga lihtsa, panengi 2 korda igasse suunda, et me nagu õpime, mis see sirjutus üldse on ja onju. no siis võib-olla